kas sa tead seda lauset, või seda küsimust, et kui kõik oleks võimalik, et mida sa siis teeksid? Või siis milline su elu siis oleks? Tere, kallis, mina olen Karin Kai. Teen sulle ühe video siia ja kõnnin siin koeraga väljas ja just mõtlesin, et mis on see teema, mida täna siia videosse tuua, sest et mul oli juhatus videot teha. Ja siis tuli see küsimus, kui kõik oleks võimalik, lase korraks oma meeltel mängida ja lihtsalt tunneta ja vaata, kui realistlikud oleksid sel hetkel sinu soovid ja mõtted ja teemad, mida sa tooksid siis siia, kui kõik oleks võimalik. Kui ma vaatan seda lauset, siis osaliselt tundub see lause nagu mentaalne lõks või inimeste maailmas siis nagu lõks. Sellepärast, et inimesed ei oska mõelda ja soovida oma igapäevaelust kaugemale. Siia, tule lähme siit. Ja teine asi on see, et kui kõik oleks võimalik, siis me ju ei elaks sellist elu, nagu me elame. Ja seal on veel selliseid nüansse, mis panevad võib-olla veits lappama. Aga mul on nagu selline huvitav tunne, et kas üldse tuua seda teemat siia videosse, kui ma sellest rääkima nagu hakkasin. Sest et oluline oli jõuda sellesse kohta, et tuua sulle nähtavale selline asi nagu mugavus ja lihtsus. Et ma oma selfie stickiga siin käin. Et justkui vaimsetes õpetustes nagu rõhutatakse seda, et justkui kergusega peaks kõik asjad sulle tulema. Ja väga paljudel inimestel on jäänud arusaam, et nad ei peagi üldse pingutama, et nende soovid täituksid või et nende visioonid täituksid. Ja see viib sellisesse kohta, et justkui nad igatsevad ja unistavad, aga tulemust ei tule, sest et nad ei vali teha samme. Seesama käib ka manifesteerimise ja taotluste juurde. Fruks! Pika heina sisse. Hein on mul vööni. Mul on üks seelik seljas. Ma väga ei taha siin ronida, siin on igasugust. Ma olen kuskil metsatuka lähedal, aga siin on üks maa, kus kellegi maa ühesõnaga, kes toob siia, kogub oma koerte väljaheiteid siia ühte kasti ja siis minu koer läheb selle lõhna peale veits pöördesse, mis sealt kastist tuleb. No nii, lähme siia poole, tule. Ehk siis, kus ma jäin? Et see oli see, et unista suurelt, totaalselt suurelt sa võid unistada, aga hakka tegema ka samme. Ja need sammud ei pea olema mugavad. Ja need sammud ei pea olema kerged. Nad võivad olla elu muutmise juures on üks oluline asi see, et
kui sa oled nii totaalses vastupanus ja klammerdunud selle elu külge, mida sa praegu elad või siis minevikus elasid, siis ongi raske. Sellepärast, et sa justkui jõuga sunnid ennast muutma midagi, mida sa tegelikult ei taha, et see muutuks. Et lihtsalt märka seda, et kui sa hakkad nagu fantaseerima ja küsima endalt, et mis on see, mida sa üldse tahad teha, tahad kogeda, mida sa tunda tahad, ja kui kõik oleks võimalik, sul ei oleks piire, siis mis need asjad oleksid? Siis vaata sellele kõigele peale ka sedamoodi, et mis on need sammud, mida mina ära saan teha, et liikuda selle soovitu suunas. Tihti ei ole vaja väljaspoolt mitte midagi teha, vaid on vaja tegeleda enda sisemaailmaga, enda mõttemaailmaga, sellepärast et need lood, mida me peas ketrame, ongi võib-olla et kõige suuremad takistused, sest et läbi nende lugude sa lood endale selle usu, mida sa usud ja mida mitte. Ja see usk paneb sulle pidurit. Ühesõnaga, nüansse on palju, detaile on palju, aga hakka vaatama. Mina ei ole tegelikult päris ammu enam üles kirjutanud, et mis on see, mida ma tahan. Sest et ma tegelikult tean, mida ma tahan. Ja ma vaikselt liigun selles suunas. Ma olen väga palju ennast tervendanud. Ma olen väga palju transformeerinud mingisuguseid kohti. Ja ma olen väga palju olnud sellises kohas, kus lihtsalt mind lükatakse transformatsiooni. Ise seda teadlikult tegemata siis. Ja ütleme niimoodi, et lähikuude kõige suurem transformatsiooni koht on olnud mulle Palisaar, kus ma siis 5 nädalat olin oma elukaaslasega. Ja ma tegin seal teadlikult endaga tööd, aga mind lükati energeetiliselt siis sinna kohta, kuhu ma pidin jõudma. Ehk siis ma olin valmis selleks muutuseks. Sest et kui 5 aastat tagasi ma käisin Balil, siis oli minul suur taotlus see, et ma lähen sinna oma elu muutma. Ja mu tegelikult elu on, kui vaadata 5 aasta tagust aega, siis mu elu on totaalselt muutunud. Mina olen muutunud. Seekord ma läksin Balile siis lihtsalt mehega kaasa, sest et see oli mehe teekond seekord, tema transformatsiooni teekond. Aga ma lihtsalt sain enne reisi teadmise, et ma lähen seal kohtuma iseendaga. Aga sellisel kujul kohtumist ma ei osanud üldse oodata. Või see, mis minuga toimuma seal hakkas. Igal juhul tunnen ennast väga-väga hästi selle koha pealt, et ma sain tagasi ühenduse iseendaga. Sellisel kujul, mida mina ei oleks plaaninud. See lihtsalt tuli ja mul oli see vaja ainult vastu võtta. Ja need järgnevad sammud, mida ma olen nüüd siin 6 aega tagasi olles Eestis siis olen teinud, on olnud sellised, et ma lihtsalt astun välja sellest kohast, kus ma olen, ehk siis teisisõnu, ma teen samme,
mis on mulle ebamugavad. aga ma tean oma teekonda juba, ma olen selle vastu võtnud, ma olen otsustanud. ja need sammud, mida ma siis praegu teen, mis on mulle veidi ebamugavad, need toovad mu ellu muutust, ma tean seda. ja ma ikkagi lähen läbi sellest hirmukohast. ja hirm on see, mis tegelikult kõige rohkem takistab inimestel muutuda. hirm ja ebamugavus. et kui see hirm on ületatud, siis teisel pool on midagi ägedat. ehk siis tulles tagasi selle Roki, tõsi, tulles tagasi siis selle video alguse juurde. kui sa hakkad küsima endalt, mida sa tahad, hakkad fantaseerima, kui kõik oleks võimalik, ühel hetkel sa võidki märgata, et päris palju avardub sinu maailma ja sa saad aru, et selle nurga alt ongi kõik võimalik ja tegelikult on väga palju asju võimalik, mida me arvame, et ei ole. nii et selline pudru, kapsad ja mudru sai kokku, aga seal taga on põhipoint. sul on vaja lihtsalt hakata ennast liigutama ja mitte peitma ennast hirmu taha, ebamugavustunde taha ja selle taha, et sa ei oska ja sa ei tea. olen siin seljaga vastu ühte väga vana tamme. et see räägitakse, et see tamm on umbes 300 aastat vana. aga kes seda teab? ma ei ole küsinud ka. ja antud hetkel ei olegi tähtsust. nii et mõnusat päeva jätku sulle. naudi aega endaga. naudi seda elu siin planeedil Maa. selles kehastuses on see ainult üks kord. ja ma ei ütlegi rohkem midagi. Tšau, tšau.